Veebruarikuusse mahtus palju pidulikke sündmusi, suurel hulgal positiivseid emotsioone, põnevaid õppekäike, toredaid saavutusi ainevõistlustelt ja muidugi mitmekülgselt sporti. Kuu algas traditsioonilise G5 koolide Tartu rahu aastapäeva tähistamisega, kus mälestati vabadussõjas langenud õpetajaid ja õppursõdureid. Kõnelesid Inglise kolledži direktor Toomas Kruusimägi ja peaminister Kristen Michal. Lahkunud õpetajate ja õpilaste mälestuseks kõlasid esmakordselt trompetisignaalid Hea tööd ja äratus. Rubriigis Õpime kõikjal heidame pilgu õppekäikudele, kus õpilased uusi teadmisi omandamas käisid. 12. B külastas Tartus Riigikohut, mis oli preemiaks eduka osalemise eest ainevõistlusel Mammut. 8. A tutvus aga Riigikogu hoone, ajaloo ja töökorraldusega. Saadi teada, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad kogu riigi elu ja toimimist. Eesti raamatuaasta tähistamise raames osales 8. B klass noorteraamatu Iiris, ilu ja instapildid esitlusel, kus osales ka raamatu autor Reeli Reinaus ja kunstnik Maarja-Liisa Plats. Iirise elu keerleb Instagrami ja sealt saadava tähelepanu ümber. Lõpuks hakkab ta mõtlema, milline siiski on tegelikult tema päris mina maailmas, kus kõik annavad maske, et näida ilusamad ja paremad, kui nad tegelikkuses on. Kirjanikega kohtumise teemal ka jätkame. Kontra on tõlkinud Läti kirjaniku Oswald Sebrise auhinnatud noorteromaani Maaria. Läti suursaatkonnas toimunud kohtumisel käis 9. B klass. Nüüd on aeg rääkida saavutustest. Veebruarikuus toimus palju ainevõistlusi ja olümpiaade, muidugi ka sporti. Meie õpilased olid edukad ühiskonnaõpetuse olümpiaadil, kus erinevates kooliastmetes saavutati esikolmiku kohti. Caitlin Winrow, Ruudo Rammo, Märt Laansoo ja Lotta Pahvalt. Neid ootab ees võistlemine üleriigilises voorus. Prantsuse keele olümpiaadil olid parimad August Taljas ja Norman Soodla. Parimad jätkavad lõppvoorus. Vene keele meeskondlikus võistluses teemal Tahan kõike teada said esikolmiku kohti 7. B ja 7. D klassi õpilased. 5. klasside õpioskuste võistlusel osutus parimaks 5. B klassi võistkond. Õpilased pidid leidma infot kuulsate heliloojate, sportlaste ja kirjanike kohta. Lisaks lahendama põnevaid kalendrikuude ja loodusega seotud ülesandeid. Eesti informaatika olümpiaadil saavutas 11. A klassi õpilane Rain-Martin Ohlau tihedas konkurentsis 1. ja 3. järgu diplomi. Auhindu ja eripreemiaid võideti ka Eesti õpilasfirmade laadalt, kus osalesid veel Inglismaa, Küprose, Läti, Soome ja Ukraina õpilasfirmad. Õpilasfirma Holdit pälvis innovatsioonipreemia ja SSR-iga eripreemia. Mainwell innovatsioonipreemia. Õpilasfirma Silk sai tunnustatud kui laada silmapaistvaim müügiboks ning Reed kuulutati kõige jätkusuutlikumaks ettevõtteks. Õnnitleme edukaid ja andekaid õpilasi ning nende juhendajaid. Nüüd annan sõna sporditoimetusele, et võtta kokku tulemused spordis. Tere! Sportlikku oli rohke erinevate spordialade saavutuste poolest. Tore, et meie noorsportlased tegelevad tulemuslikult nii lauatennise, ratsaspordi kui ka kergejõustikuga. Toon välja Eesti meistrivõistlustelt saavutatud esikolmiku kohad. Lauatennise 2. ja 3. koht kuulub 7. B klassi õpilasele Tristan Priisalmile. 3. koha omanik ratsaspordis on 8. A klassi õpilane Grete-Liisel Paida hobusel Rokade. Ja nüüd sportlane, kes saavutas kergejõustikus lausa 3 individuaalset meistritiitlit. Ta on 8. C klassi õpilane Konrad Kruuse. Ta võitis 60 meetri tõkkejooksu ajaga 8.44, kuulitõuke tulemusega 18.24 ja kaugushüppe tulemusega 6.09. 4. kuldmedali sai Konrad Kaela 4 × 200 meetri teatejooksus. Koolinoorte meistrivõistlustelt saaliokis saavutas esikoha gümnaasiumi neiude võistkond, 2. koha aga põhikooli tütarlapsed. Nüüd vaatame hetki Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise pidulikult aktuselt.
tänase saate lõpetame lustilise aastapäevapeoga, kus osalesid õpetajad ja õpilased. Mängiti Me armastame Eestit ja kuulati peaesinejat Curly Stringsi.